esimesed korrad, kui näiteks animeerimistunnis või noh, kui ma lihtsalt mingi esimesed korrad nagu paberile tegin joonisanimatsiooni, pärast seal laintesti juures panin nagu käima ja siis nagu nägin, et see, mida ma joonistasin, hakkas elama ja liikuma, see oli küll kuidagi mõnes mõttes hästi maagiline tunne või nagu, et lahe. Fantaasia, puhtalt see, et sul on nagu see mingi vabadus teha midagi ja võib-olla midagi napakat ja see valmis teha ja siis näha seda lõpptulemust. See on võib-olla mõelda asi, aga tundub jah, et kõik on siin nagu pimedas ja üksi ja selles mõttes küll, et või seda tudengifilmi tehes, et sihuke üksik värk, et kui sa filmis teed nagu suure meeskonnaga ja nii, et siis siin teed üksi kõike. Mulle võib-olla pigem sobib see just kuidagi paremini. Ma ei tea, animeerid siin üksi, kuulad muusikat. Tohutu püsivus, mis peab olema, et sa teed nagu pikka projekti ja teed selle lõpuni, kuna näiteks seda lühifilmi lihtsalt üksi tehes võtab nii kaua aega ja üldse pead nagu enne tegema hakkamist hea loo valima, sest kui sa oled juba teinud mingi paar kuud ja siis avastad, et ei ole väga hea lugu, siis nagu kahju. See algimpulss tuleb siis sinust endast, võib-olla näiteks lugu mõeldes, et jääda võib-olla avatuks, et lähtuda loost, et mis teeb loo paremaks ja nagu siis viimse hetkeni võib-olla hoida seda nagu avatult, et olla valmis muutma mingeid asju, et lugu tuleks kõige parem võimalik. Mingi enda stiil ja absoluutselt kõik, mingi enda kontekst, mis sa kaasa tood. Ja mingi visuaaliga testimine ka nagu, et mis sulle endale meeldib ja mis loo kontekstis toimub kõige paremini. Ma ei tea, ma joonistasin mingeid tegelasi nagu väga palju eri versioone, et mis toimiks kõige paremini ja mida oleks võib-olla kõige stressivabam animeerida, et tegelased ei oleks nagu liiga keerukad siis võib-olla ja mis näeks kõige parem välja mu enda jaoks. Ma ei oska näiteks, või mulle ei meeldi võib-olla värvida. Ma ei tea, näiteks mingi sihuke asi ilmselt mõjutab stiil, mis tegelikult on nagu võib-olla mingi mõnes mõttes võib-olla suvaline asi, aga ma ei tea, stiil, ilmselt terve eluaeg kujuneb ja muutub ja mingite perioodidega ilmselt muutub ja kujuneb ja siis mul tuleb enamjaolt mustvalge film võib-olla selle pärast. Ma arvan, et ma nagu hakkan looma midagi ja on tegelikult juba selle tegemise käigus kuidagi muutub ja mingi omistub uusi võib-olla tähendusi või ma ise olen seal nii palju, et ma hakkan võib-olla märkama näiteks mingeid uusi tõlgendusviise või see maailm nagu avardub selles mõttes, et tekib mingisugune, ma ei tea, kas või enda jaoks lihtsalt mingi taustsüsteem, mis võib-olla isegi otseselt filmis ei joonistu välja, aga lihtsalt sihuke tegemise käigus mõtled, mingil määral nagu oled selles maailmas, et luua parem maailm või saada paremini aru sellest. Alguses mul läks väga kaua aega, et mingi see lugu paika saada. Ja ma just kartsin seda, mis ma ütlesin ka, et teed mingi paar kuud ja siis saad aru, et on halb asi. Mul ei olnud lihtsalt ei tulnud nagu kiiresti seda mingit terviklikku lugu. Ja siis kuskil kevadel üritasin nagu võimalikult kiiresti paika saada seda. Mu tegelased on
mesinik ja mesilane ja karu. ja võib-olla see mingi algimpulss oli tegelikult isegi üks sisseastumiseksami lugu, noh mingi lugu, mis ma tegin nagu ühe sisseastumiseksami ülesandeks. aga noh, see ei ole see lugu, aga see on lihtsalt tuletatud mingi lugu on mingi, ma ei tea, 10 korda ümber tehtud ja mingiks muuks asjaks saanud, aga see võib-olla algselt tuli sealt. see ilmselt räägib nende tegelaste eri soovidest või kinnisideedest, mis lõpuks siis kohtuvad mingis veidras metsas. see on hea lõpuga või kurva lõpuga? see on üllatus. ma ei tea. sulle endale ka? jah. mul oli see kustukumm, mis on nagu see näts nagu noh, mitte siuke kõva onju. kui ma vahepeal kustutasin sellega, siis ma jätsin selle nagu noh siia külge ja siis unustasin selle sinna ja siis see kuidagi jäi sinna, see ununes ära ja siis millalgi hiljem vaatasin Priit Pärnaga oli tehtud intervjuu, see oli kuskil mingi ERR-is või kuskil ja siis temast on pilt seal, istub seal tagaklassis, istub selle valguslaua taga ja siis seal on see minu kustukumm. siis mu kustukumm oli uudistes.